Mäletan, et 10 aastat tagasi õnnestus minulgi siin esineda, oli see nüüd, et arhitektuur on kirg või midagi muud, aga mäletan, et kange kirega ma seda loengut ette valmistasin ja mulle väga meeldis teiega, nii et äkki läheb täna samamoodi. Sellele pealkirjale mõeldes tulid minule pähe niisugused asjad nagu nimi, mood, narrus, vale, vastutus. Tegin omale igaks juhuks pikri ka, et tunnistan üles, et koolis üldjuhul ei spikerdanud ainult mõni kord, nii et esimene aus ülestunnistus, Ülar, palun. Vaadake, tänapäeval kohati tundub, et nime nagu polekski enam tarvis. Ja ma ei mõtle mitte seda, et kuskil sotsiaalsüsteemis on inimene lihtsalt üks number, tehnoloogia, Martin räägib sellest kindlasti, hirmsaid jutte, vaid ma mõtlen seda, et nimel, mõnel on veel ju keskmine nimi ja parematel meist on isegi ilus hüüdnimi ja perekonnanimi on, et selle asja mõte on ju eristuda teistest. Et nimis on au, nimi on vastutus, nimi on kohustus. Nimi on kvaliteedimärk ka, et see ja see ütles nii, no siis küll. Härra H on suurepärane arst, proua B fantastiline arhitekt. Nimi tuleb tööga, õnnega, hea olemisega. Ja nime kaitstakse vajadusel veriselt ja mitte asjata. Ja nüüd võtame selle tänapäeva maailma. Korraga on nimetus ehk anonüümsus, vaata et inimõigus. Ei julge just kui oma nime all selles demokraatlikus ja vabas ühiskonnas arvata ja ütelda, kellegi kohta halvasti või mis veel hullem, julgust nõuab seegi, et öelda kellegi kohta hästi vahel. Mõni ei julge arhitektina enam oma allkirja projektile panna, mõelda siin naaberriikidele, eriti kui mõni maja on kokku kukkunud, et uputaks selle vastutuse, kas sild seisab püsti või majal püsib katus peal, uputaks kuskile niimoodi pimedusse, udusse, julge ja hea on olla. Noh, ja seesama tagarääkimise ja kuulujuttude loomise võigas kunst. Ja nagu vale üleüldse on ju tänu internetile muutunud nii kättesaadavaks ja antakse hõlpsasti andeks. Ja paljus see juhtubki sellepärast, et võimalik on olla udus ja pimedas, kangesti aus enda meelest ja kangesti julge ka. Aga nüüd tahaks liikuda sinna, kus nagu Ülar ütles, et oleme omavahel ja küllap see siis vast nii on, et ühtki totrat pealkirja kuskile ei teki. Mängiks mõttega niimoodi, et kui võtaks anonüümse kommentaariumi tekkimisest alates näiteks ette ja avaldaks need nimed nende mürgiste salvavate sõnade juures. Nagu te kõik teate, siis ega internetis ei ole anonüümsust olemas. Neid, kes oskavad tõesti anonüümseks jääda, on väga vähe. Ja kujutage nüüd ette seda sotsiaalset eksperimenti. See on hullem kui KGB või Stasi toimikud. Kui palju on seal meie naabreid, sõpru, jutumärkides, kolleege? Kas me tahame seda üldse teada? Kui ma selle peale mõtlesin, siis sain korraga aru, et mul on jube julge olla, kui ma tean, et need, kes on anonüümselt minu kohta ütelnud, ja mis sa head anonüümselt ikka ütled, et seda julged ju näkku öelda, eks ole? Vähemalt omavahel. Et kas ma tahaks seda teada? Jõudsin järeldusele, et selles küsimuses ka mina eelistaksin olla pimeduses, sest mulle meeldib inimestest uskuda head. Kuni olen aru saanud, et minu roosad prillid on jälle täitsa asjata ees. Ka tänasel päeval, kui trollid ja botid on selle inimvestluse internetis üle võtnud, oleks eksperiment ikka huvitav. Ja nimelt, kui me saaksime mõnel trollil sarvest kinni, ma tahaks küll kuulda, vaataks otse silma ja küsiks, et kuule, et miks sa seda teed? Et parteiline komissar käseb. Ilmselt paljud teist on sellest kuulnud, et näiteks erakondliku meeleolu kujundamiseks kasutatakse suisa selliseid käsuliine, kus on oma komissarid ja edukuse tabelid ja inimesed lähevad internetti, näevad, see nimi ja läheb andmiseks. Lugeda pole tarvis ja teinekord on paywall'i taga peidus ka.
et küll oleks huvitav ka neid teada saada, neile silma vaadata. Ja siis mõtled jälle, et oi, aga parem mitte. Et tahaks, et inimesel ikka hästi läheb ja et mis sa talle siis muud oskad öelda kui kevade köstri häälega, et katsuge tegu oma hinge eest hoolt kanda. Vähemalt sama hull vastutusest vabastaja kui anonüümsus on mood. Mood nii rõivastuses, ehituses, kultuuris, toidumood, rõivastus. Ja Ülar, et sa selle asja ära seletasid. Mina sinu kallist elegantset abikaasat selles küll ei süüdista igal juhul. Aga nalja sai ja see on peamine. Aga mood on vabandus. Inglise keeli excuse. Ma ei tahtnud öelda, et see on vabadus, vaid et see on vabandus. Näiteks panna selga midagi väga jõledat. Vaat ja nüüd ma mõtlesin astuda ka arhitektide kapsaaeda laia tallaga ja vaevalt, et praegu keegi sellele vastab, aga tahtsin küsida, et kuulge, et genius loci, paigavaim, väga tähtis asi. Aga milleks ometigi üleni klaasist kõrghooned? Eestis, Tallinnas, kesklinnas, milleks? Et miks paigutada inimesed halva õhuga klaasist kasvuhoonetesse, madalatele riiulitele? Aknad ei käi lahti, uksed ei käi kinni, laagertüüpi riigiasutused, vanglad on ammu kambersüsteemis. Et miks? Et seda kasvuhoonet tuleb ju talvel muudkui kütta ja suvel nendel kahel ilusal päeval jälle jahutada. Et ma saan täitsa aru, et seal, kus on hirmus saastunud õhk ja kus on kogu aeg +30, muidugi, seal on see asjakohane. Ja seal, kus ruumi pole, kindlasti ka. Aga meil on ruumi. Meil võiks ju aken lahti käia. Euroopa normidest ma muidugi tean ja sinna jõuan kohe ka. Ja nimelt, igasuguse võõra poliitika arutu kopeerimine on minu meelest ka ohtlik moenarrus. Nüüd liigun oma erialale veidi lähemale ja ei tatsa rohkem arhitektid teie kapsaaias ringi ja tegelikult mulle arhitektide töö väga meeldib ja need arhitektid, kellega Eestis olnud au kokku puutuda, on minu meelest fantastilised inimesed, fantastilise ruumi loojad. Ja eks ma saan sellest arendaja ja arhitekti ja linnavõimu kolmnurksuhtest aru ju küll. Aga niisiis, oma alale tagasi. Võtame näiteks selle New Public Managementi ja tulemusjuhtimise. Mood, väga narrmood. Thatcher juurutas teatavasti seda 80ndate Suurbritannias. Et riik kui aktsiaselts või nii. Sõbrad, riik ei ole aktsiaselts. See kulu, mida Eestis tehti selleks, et seda moenarrust siin juurutada, see närvikulu, rahakulu, töötundide kulu, see on üüratu. Ja täna tuleb selle pahanduse tagajärgi kuidagi heastada. Aastaid, aastakümneid. Või kinnisvaramaks. Võõrama eksperdid soovitavad Eestile. Teate, ütlen ausalt, jälle moenarrus. Kui ei ole tingimusi, kuhu see sobib, näiteks Pariisi kesklinn. Kui ei ole sellist riiki, kus pole olnud ei sundvõõrandamisi, sundüürnikke, omanikke, kellel on sundüürnikud, omandireformi, kui ei ole inimeste tihedus alla 30 ruutkilomeetril. Ja isegi Tallinnas väiksem, kui paljudes teistes riikides mõnes vallas. Et siis kuhu sobitub kinnisvaramaks? Neid näiteid on lõputult. Sosnovski karuputk, ma ütlen teile. Ladinakeelse nimetusega Herakleum Sosnovski. See on sarikaline õistaim. Ja aastal 1960 eestlased said Venemaal, Kaukaasias täpsemalt, teada, et väga väärt silotaim on. Tänasel päeval õpetatakse, kahjuks tuli ka pakikesi seemnetega, need külvati maha. Ja tänasel päeval õpetatakse, et katsuge otsest kokkupuudet vältida, et põletus on väga raske. Ja kui silma satub, siis on sootuks tuksis.
ja mürgitada tuleks hooajal 2-3 korda kangetaimemürgiga. Ja vaadake hoolega, et seemnedki häviksid. Vaadake, nende võõraste moenarruste kopeerimisega on samamoodi. Et jah, õigustus, vabandus, et nii oli ju moes, tulemusjuhtimine, new public management, kõrged kasvuhooned, laagertüüpi asutused. Ikka oma peaga võiks mõelda. Toidumood on sootuks hull asi. See võib usaldus ühiskonna sees täitsa ära lõhkuda. Kujutage pilti. Ühes Tallinna kohvikus mitte kaugel siit istusin hommikul, jõin kohvi, lugesin oma pabereid enne tööpäeva ja korraga üks pealt näha täitsa terve nooremas keskeas mees tuleb puhvetisse. Ja märkasin asja siis, kui teenindaja ja selle noormehe vahel hakkas vestlus justkui muudkui eskaleeruma. Vaatavad koos saiakesi, koogikesi ja arutavad. On sellest suhkrut? Siis ei sobi. Laktoos? Ei sobi. Gluteeni? Kaseiini? Transrasvu? Ja jutt läheb aina valjemaks ja lõpuks armas teenindaja erakordselt armsa vene aktsendiga ohkas kergendatult ja ütles rõõmsalt sära silmis. Oi, härra, vaat, siin on kook, see on mitte millestki. Mille peale inimene ütles, selle võtan 6 tükki. Usaldus näiteks toidu vastu on üks asju, mis tekitab ka usaldust avaliku ruumi, üksteise, riigivõimu ja kogu ühiskonna toimimise vastu. Ma ei hakka rääkima moenarrusest ja moest inimesi mitte vaktsineerida. Häda on selles, et siin see udune ausus ja pime julgus võib tuua tagasi näiteks rängad tõved, tekitada pöördumatuid kahjusid ja kõike seda paremast tahtest ja lihtsalt sellepärast, et ei tea. Muidugi saab vastutuse eest peitu pugeda ka paberi taha ja targutamise võpsikusse. Ja siin tulen nüüd kohe oma enda kapsaaeda, et ehk siis juristide meelis lähenemine, genitlev sõnavaht ja otsuse puudumine selle sees. Kas pole äge? Teete mingi teksti, soovitavalt mitte alla 36 lehekülje. Ja võiks olla ka keskelt läbi 150 joonealust viidet. Ikka on hea, et filosoofilisem välja paistaks, et siis pistke sinna lisaks juura oskussõnadele veel ka paradigma, narratiiv, diskursus ja üht-teist muud sisse. Et targem välja paista. Ja siis, kui klient sellisele jamale õnge läheb, jube hea, ükskõik mis otsus kohtust tuleb näiteks, ma ju ütlesin. Mõisteti õigeks, nii ma ütlesingi, jäite süüdi, just, siit see tuli. Vaadake, see on ka julguse puudumine, et igasugune otsustus nõuab julgust ja ausust. Siin lõpu osas veelgi provokatiivsem teema, et näiteks hääletamise salajasus, et kui huvitav oleks see sotsiaalne eksperiment, kui igal hääletusel, olgu see Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumine või mõne riigipea valimine, tuleks korraga välja, kes kuidas hääletaks. See plahvatus oleks kohutav. Sest need põhjused, miks neid valikuid tehakse selles udus, selles pimeduses, on nii erinevad. Ja vaadake, kui neid, kes kobavad udus ja pimeduses on liiga palju, siis võibki ühiskond laiali kukkuda. Ja sellepärast tegelikult igaüks peaks enne ükskõik mis otsuse tegemist mõtlema oma enda rollile selles maailmas ja sellele vastutusele teiste ees. See üks hääl võib tähendada tegelikult väga-väga palju. Samamoodi, kui oleks väga suurte põlvkondi mõjutavate otsuste juures või siis nende otsuste tegemata jätmise juures konkreetsed nimed, mis siis juhtuks? Jälle lugu elust enesest. Mäletatavasti nüüd juba õiguskantsleri ametis soovitasin Riigikogul riigi osalusega äriühingute ehk riigiettevõtete nõukogude liikmetele
laiendada normaalse ja asjakohase vastutuse, mille äriseadustik ette näeb. No ühtlasi arvasin, et see lahendab ka näiteks Riigikogu liikmete äriühingute nõukogudesse kuulumise probleemi kiiresti, sest et nad jooksevad kärmelt laiali. Ja siis Riigikogus liikudes astuti mulle ligi ja öeldi, et aga kulla inimene, kust me sinna nõukogudesse siis inimesi leiame? Noh, et kui oma otsuse eest peab vastutama. No arvasin, et küllap siis sealt, kust erasektori ettevõtjad nõukogu liikmeid leiavad. No vot, ja kui nüüd räägid sellest arast ja valelikust ja nimeta ajast, siis pomisetakse tihtipeale eneseõigustuseks, et aeg on selline. Aeg ei ole. Inimene on. Ärme meie oleme. Et tegelikult võiks selle julguse ja aususe jälle sinna päikselisele välule tirida. Mitte olla kadedad, mitte olla nõmedad, vaid olla lahedad. Ülarile soovin õnne esmaspäeval, aga arhitektuuri välkloengutele soovin õnne praegu kohe ja pärast ka veel tükk aega. Suur-suur aitäh teile! Võtan nüüd selle mikrofoni ja annan igaks juhuks, sõltub, kes küsib, et palun küsimusi kellegil. Ma arvan, et Ülle, kas sa kardad ka midagi? Ja millal sa viimati kartsid? Kasutan veel ära. See inimene, kes ei karda üldse mitte midagi, peab päris loll olema. Ja teie ees ennast täitsa lolliks ma küll ennast kuulutada ei taha. Muidugi kardan. Aga ma arvan, et ratsionaalselt saab paljudest hirmudest jagu, aga kui inimene enam üldse midagi ei karda, näiteks seda, et teised teda jätiseks peavad, siis on läbi. Ja see on ka üks tõekspidamine, et inimene, keda ei huvita, mida teised temast arvavad, peaks avaliku võimu juurest võimalikult kiiresti ja võimalikult kaugele sattuma. Aga mõtlesite järgi, on küsimusi või lähme edasi? Nii, jah. Kas sulle meeldib rohkem rääkida või kirjutada? Mõlemad meeldib, aga see on väga-väga hea küsimus sul, sellepärast, et paljud ütlevad, et rääkimine on isiklikum. Näiteks, et kui on midagi tähtsat või ilusat öelda, et siis peab kindlasti saama silmast silma kokku. Et väga hea mõte, aga ütlen teile, et mul on õige mitmeid võrratuid kirjasõpru. Ka kunstnike ja kirjanike hulgas ja nende hulgas, kes ei ole kunstnikud või kirjanikud. Ja minu jaoks on ka see kiri, mille ma saan ja siis see vastus, mida ma kirjutan, tohutult väärtuslik. Ja võib-olla see on pikka aega professorina töötanud inimese kiiks, aga teate, kui ma mõnda inimest hästi tunnen, et siis kui ma tema kirja loen, siis see on täpselt nii, et ma tunnen, et ta loeb mulle seda ette. See on võimas. Aitäh! Ülar keskis olla aus. Enne oli siin piisavalt pime, kui ma küsimust ette valmistan. Nüüd pandi prožektor peale. Täna on linna planeerimine muutunud puhtalt juriidiliseks, mitte linna ruumiliseks küsimuseks. Kahjuks. Ja siin on see aususe koht, et ma arvan, et süüdlased on selles juristid. Aga vahet ei ole, kes selles lõpuks tegelikult süüdi on, et kuidas seda parandada tegelikult? See tuletab mulle meelde ühe väga hea loo linnaruumist. Et see, mille pärast ma arvan, et inimesed võiksid võimalusel vähemalt osa oma päevasest käigust, kuhu siis keegi läheb, käia jalgsi, sa kohtad inimesi. Ja aastaid tagasi, kui uut planeerimisseadust tehti, kohtasin ma niimoodi Estonia ees head ühist sõpra Toomas Paaverit.
Toomas õhinal, mina küsin, kust sa tuled? No ma tulen Justiitsministeeriumist. Mina itsitasin, et ah soo. Selle peale tema, et no vot tead, et nüüd tehakse see planeerimine, see avaliku ruumi asi, see tehakse nüüd nii hästi, jube hästi hakkab olema. Mina teadsin rõõmsalt, et kui hakkab hästi olema, söön mina oma mütsi ära. Ja siis, kui tuli aastaid hiljem Toomas mulle kurtma, et halvasti sai, siis ma ütlesin, et lihtsalt kuna mul on temast kahju, et siis ma ei käse tal oma mütsi süüa. Kuigi ma mõtlesin, et kas ta peaks sööma minu minginahkse või kootud mütsi. Aga noh, ma arvan, et see süü on jagatud, ütleks ma juristina. Aga tõsi selles on, et võib-olla peaks juristid teadma avalikust ruumist rohkem ja võib-olla peaks arhitektid teadma juurast rohkem. Et vaadake, siis juristid ei sõidaks teile teerulliga selga ja teie ei laseks endale selga töö sõita. Ja siin on ka üks lihtne reegel. Kui jurist ei suuda arusaadavalt ja loogiliselt öelda, mida tema tahab öelda, siis tal ei ole mitte midagi öelda. Ja sellel juhul ei pea seda ka kuulama.